Tere tulemast uude vlogi. Me oleme jõudnud koju. Meil käib siis kardinate panek. Pakk tuli meil mingi juba, ma ei tea millal, siis kui me Soomes juba olime. Paneme siia uued kardinad. Pimendavad ka. Ostsime siis, meil ennem olid need helehallid samet. Aga nüüd me paneme tumedat, sest on veits kontrasti vaja, kuna diivan on niigi hele. Magamistupa panime ära. Ausalt, ma pean neid triikima. Ma mõtlen, kas ma ostan ise käsiauruti, millega oleks hea nagu otseselt niimoodi teha, või siis uurin ja laenan kellegelt. Ma ei ole üldse triike inimene. Sai ette. Siia tuleb veel üks siitkardin, aga meil said need juljad otsa. Ja eile me käisime linnas ka vaipasid vaatamas. Praegu on meil vana koduvaip siin. Meil on köögis üks vaip, ma pärast näitan köögis ka ja ma näitan plaati ka, aga ma teen köögi ennem korda, see on nagu väga segamini. Proovisime ühte köögi siis seda tumedat vaipa, aga see tume sobib siia ideaalselt, nii nagu mu sisetunne algselt ütles. Marek läheb nüüd Bemmi tulesid poleerima mu isaga ja mina hakkan koristama. Tegin köögi korda ära. Tere tulemast! Meie uus köök. Meie lõputu projekt on peaaegu valmimas. Alla veel panemata liistud. Alla. See katteliist. Lamp ei ole. Nii lampini puudu. Aga see kõige olulisem, see sein on nüüd valmis. Ja minu arust see väga kaunis. Ja see on ideaalne minu arust, see sobib hästi. See on isegi... Läbi videopildi ei ole ka see nii. Ta on huvitav, pildi pealt ei ole ja video pealt üldse nii, aga päris elus on ta väga ilus. Kas ma ütlesin, et see on väga ilus või? Selline siis ta sai. Valisime tumeda. Ja kus see vuugi me valisime ka kuidagi nagu nii hästi, et see läheb täpselt üks ühele tooniga läheb. Köögi sellega läheb kokku. Aga nüüd on veel siis mustad need, me ikkagi paneme tellimise. Vahetame ära, paneme siia mustad. Andke siis kommentaarides märku, et kuidas teile meeldib. Ja ossime ka talveks kööki vaiba. Mis suvel võtame ära siis või? Ma ei tea. Tiker. Best life, ne? Varsti tuleb ju arvuti ja stuudiolauta. Jaa, praegu me elame köögis sellega. Nii, juljad on olemas. Saab uuesti kardinad parandada ja me ossime ka puhtjuhuslikult ka lambisi ja Nice. Ja muide, me saime ka jumala mingi. Me käisime Handymanist tegelikult hantleid otsimas. Aga tulime hoopis sellega tagasi. See oli mingi soodukaga 15 €. Ja proovime siis järgi. Saime ülesse. Ohoh! Aga näed. Vilgub. LED. Need on need lülitid, noh. Räägin, need ei sobi, noh. Hiina lülitid, noh. Meie sauna õhtu auks tuli vikerkaar välja. Nii mõnus. No muu varbaid vilja. Tänapäeval ei toi vikerkaat näidata ju. Miks? On toi, noh. No jah, ei tea. Ta võib seostada mingite poliitiliste vaadetega, nii et ei soovita. Nagu öeldakse, ega alati odav asi ei ole hea asi, noh. See ei tea mitte sittagi, noh. Marek. Viisime asjad tagasi. Raha ei saanud, aga saime kuradi need kinkekaardid või? Pange oma putkad kinni, ma ei taha teie putkadest mitte midagi osta. Kinkekaart, jah. Et kui sa netist ostad, siis on õigus su raha tagasi saada. Ma ei tea, mis see kell on juba. Mul on tänasest päevast nii koble ees. Täpselt 4. Tahan koju. Ostsin tikrile muru. Ja seal on paneelid, mida saab üles 4. nüüd tassida. Nii, hakkab looma. Marek ostis mulle uue orti. See on nüüd siis Euronixis Philipsama ja no issaku kerge sellega teha. No väsitav on nagu ikkagi võtab aega see aurutamine.
aga mul on see paks kardin tehtud, nüüd need 3 sain tehtud enam-vähem, vaatan natukene veel ja siis on see vaja paks teha ja siis magamistoas ka veel. Et ma olen oma mingi 40 minutit juba siin vist teinud seda, ma arvan. Ma sain aurutatud, mul läks vist mingi 2 tundi, kui mitte rohkem. Et üksinda on päris raske vahepeal, et jube hea oleks, kui keegi hoiaks. Siis saad juhusjahtu tõmmata paremini, aga paks on nagu eriti raske nagu hoida. Ja magamistoas nagu oli nagu ka selles mõttes raske. Mul ei ole seal väga ruumi nagu tegutseda. Ja siis ma siin kuidagi. Aga palju viisakam ja palju mõnusam. Ja nüüd ma olen rampväsinud. Ma pole päev otsa midagi söönud ka ja viskasin verivorstid ahju. Aga jah, nüüd ma ootan Marekit koju. Ta pole ka veel linnas tagasi jõudnud. Ta läks käru tagasi viima ja Teposse veel mingid asju ostma. Istun mina siis diivanile ja pilk ikka läheb kardinate peale. Ja siis üllatust. Üllatust. Täitsa lõpp. Ma ei tea, millal Tikker jõudis. Ma hoian talle sellist vahet siin, et ta saaks akna laua peale. Aga ju siis ta on siit kõndinud ja üritanud kuidagi siis. Jah, osta siis veel kallid kardinad. Ei, no ma oleks pidanud arvamagi seda. Ma ei tea, Ühesõnaga, jah. Meil on nüüd siis kardinad lisaga. Näitan teile süüdlas ka siis. Ja Tikker. Oled uhke? Oled uhke, jah. Ma tean, et sa meelega ei teinud. See sulle meeldib vaadata aknast välja, on ju. No, kuidas saab pahandada üldse siukse peale? Ei, anna mopsut. Millega tegeleme? Testin. Ma tahtsin vaadata, kui võõrga läheb. Isegi kui täitsa vastu lükata. Kuidas ta jääks? Tegelikult isegi täitsa vastu lükata. Jaa, väga ilus. Kõik tuleb välja lõigata, pistikud, lülitid. Kes tahab tulla tegema seda tööd? Üks on väga ropu sõnane. Vaadake, mis meil on. Stuudiolaud. Kell on vist mingi 8 või saab 8 20 pärast on. Ja meie siin mõtlesime, et vaatame seda stuudiolauda, sest see vend ei hakka oodata ja. Mis see on? Kuuleda. Sellist värvi laud, siis vaata ka tume. Kas teil ei muidu ka nii tume või? Näita siis seda. Tead sa, see on palju parem ja tead miks või? Sellepärast, et seal veebipoes tundus ta tundus nii punane minu jaoks ja siis ma sellepärast kahtlesingi. Minu jaoks küll punane, kahjustus ka. On või? Oi, plää. Saadame tagasi. Tee pilti. Tead, miks see hea on või? Sest ta on üsna on veits tumedam, aga sarnane selle köögilauale. Ma ei saa aru, miks meil peavad need asjad juhtuma nagu. No, visatakse. Eks see pakk on ka, ega see on kuskilt, ma ei tea, läbi ussi tulnud. Näid seda pakki, Marek. Ja selline ta saigi. Siia alla läks veel, peaks minema selle suure plate alla klaviatuuriplaat. Ja siis üles peaks tulema MIDI klaviatuur, kui sa oskad klaverit mängida. Mina ei oska, ma niisama klimmerdan, aga hetkel ma kasuta seda. Ja see osad rääkisid, et pidavad jalgadel ette jääma, kui sa sinna alla paned. Aga ma arvan, et hetkel nii on suht clean look. Et on ilus, ma seda alumisplaati ei pannudki. Ma ei ole vist kevadest saati läbi stuudiogalarite muusikat teinud, muusikat kuulanud.
Testime ära õhtul 10:30. Me sööme. Tegime siin Marekiga praegu väikse kihlveo, et me vaatame, mina valisin ühe loo seti, mida ma tahtsin raudselt ta mängiks. Ja siis ma ühe tema loo kohta ütlesin, et see nagu igav, vaata. See ei ole iga, see toimib alati, see lugu. Ja siis vedasime kihla, et need 2 lugu on siis järjestikku. Et vaatame, et kelle lugu siis rohkem toimib. Nii, Marek. Tulid just tuppa ja mis sul kaenlas oli? Pureva saad selle manti, puffid, käpid, tegelikult ma tahtsin extreme'i saada. This is extreme. Parim asi on see millega saab kõike teha. Mida iganes sa soovid seina lüüa. Paneelide jaoks siis puffid ka. Meil läheb vaja Soomes. Võib-olla peaks mingi aeg mingi loosi alla tegema. Võime kuratava manti ja siis teeme loosi äkki mõnda keegi äkki soovib. Tere hommikust. Tere hommikut. Jube külm on täna. Mõnus, tead see jääkülm siin põrandal. Saa aru midagi. Oi jumal, mina olen tuppa. Oled sa siis valmis tänaseks? Täna on reede 17. oktoober. Ja mitte aprill. Just. Täna ma ei tea, kas ma olen valmis. Ma olen tegelikult närv sees natukene. Siis see, mis seal toimuma saab, on ikka väga massiv. Ma arvan, et see tuleb ägema. Üks Smartkiiva võimsamaid esinemisi. Viimased ettevalmistused, Külmast võetud see kondents ei tohi kohe järgi panna. Kui sa tood sooja ruumi elektroonilise seadme, siis peab üles soojenema. Või siis fööniga. Aga vaatajad ei näe, mis seade see on nii praegu. Mitte keegi ei saa aru. Pult of the DJ-na. Alustame sõitu. Quantum ootamas, täna on see tähtis päev siis. Me lähme Tartusse läbi Tallinna. Läbi Tallinna. Siis Tallinnast me võtame peale Mia Solari, Soome tõusev hardstyle'i artist. Jõudsime Tartusse. See on siis meie hotell. Sõbrad on siin taga, say hello! Ja nüüd me läheme sööma. Nii, jõudsime restorani. Ja see on siis Koka tervitus. Sul polegi veel, jah? See on maja ilma. No proovi siis. Try it. Cheers. Cheers. Are we ready to taste it? Yes. Did you already take it? Cheers. Good night. Good night. Yes. Blackout. It has pepper. Norm. See on siis Black Angus, jah? Pearoog. Now we can see what we Minul on raviolid. You had to see the fish, right? Yeah. That looked good. Jah. Well, Bon appetit. Tegime check-in'i, saime tuppa, room tour. See on vannituba. Sama suur ju meie magamist. Meil öeldi, et me saime tasuta upgrade'i ju. Kuulsid ka sa, jah? Tasuta upgrade. Nii, see on siis istumisnurgake, kontorinurgake. Vaade on ka siin kuskil. Vaadake, selline. Väga tore. Jah, väga nice. Väga tore. Me oleme valmis. Me oleme valmis selleks suurepäraseks õhtuks, mida me oleme oodanud pool aastat. Me ei jõudnud vahepeal ilmida, kasvaga tegime meike ja tähendab kasva tegime. Ja nüüd me... Meik tegi. Vaadake kasvapükse kui ägedad. Nice. Meile sattus taksojuht, kes kuulab ka hardstyle'i ja võib-olla tuleb peolegi täna, nii et jõudsime siis kohale.
vaadake seda lava. Sellist asja ei ole minu silm ennem Eestis näinud. Väga äge. Party in Estonia. Yes. Let's do it! Ja see on siis backstage. Nii, vaatame siis lava üle. No vaadake, annab ikka ehitada sellist asja. Väga äge. Seal üleval on vippala. Seal üleval on backstage. Kuidas on emotsioonid? Väga hea. Mitmes jooksul või? Ma ei tea, 5 vist. Kuidas on? Kuidas läks? Ma arvan, et hästi. Can we join? Yes. Okay. Terviseks! History has been made over here, guys. Like literally. Literally. Like literally. Got it. No guys, sushi sticks here, there. Marek küsis praegu mu käest mitu tundi hiljem, et kas ta sett oli norm. Mis te arvate? Just hakkasin minema. Kell saab kohe 5 hommikul ja me tulime juba hotelli. Kuida kommenteerid siis tänast õhtut? Väga võimas oli ja ma olen väga emotsionaalne hetkel. Ja tegelikult oli ikka võimas. Eestis tehti praegu ajalugu, ma ütlen teile, kallid inimesed. Mina sain voodisse. Nagu sai puhtaks istuda, duši all ära veeduda. Ma läksin ka. Pesi hambad ära lausa ja nüüd on krõpsud käes. Tahad sa sellest rääkida? Ai, no selles suhtes.
mõtlesin ühe korra luban omale. Kuna hotellis oleme juba, siis... Ja vaatame Kariibi mere piraate. Tegelikult peaks magama jääma. Valgus on nüüd. Ei ole midagi ära. Nägu lihtsalt nii omadega ära, et see valgus ka ei aitana. Jah, nüüd on väheks jäänud, ütleme nii. Tuleme siis läbi. Ja me oleme üles ärganud ja hommikusööki jõudnud. Ja nüüd põkime kokku ja vaatame, kas saame kuskil Tartu peal süüa. Siis kõht on väga tühi. Marek saab selle õmdalt ja mina sain putru ja kohvi. Ja see on Mareki pirukas. Nii, after vlog. See on siis peokorralduse halvem pool, et kõik tuleb peale pidu ära koristada. Et kerge see ei ole. Vaat. Istume siin random parklas kuskil. Coca-Cola. Tulime kommivabrikust ära ja kohe varsti korjame siis Miia tema mehe peale. Miia siis on see Soome artist. Ja siis viime nad Tallinnasse, jah. Ja lähme koju ja Ja me kõigepealt viime nad Tallinnasse ära ja siis me lähme ise koju. Me elame ise Tallinnas. väga vinge pidu oli. Väga vinge pidu oli. Väga suur töö on ära tehtud, et jah, 10 aastat siis sai täis Quantumit. Mäletad esimest Quantumit või? Mäletan ikka, mis ma mäletan. Ma pidin eile selle e-maili tegelikult üles otsima, kus nad kirjutasid. Ma mäletan, kui sa ütlesid mulle, et keegi Võrust kirjutas, et tahab esinema, vaata. Vaat, mis sellest kõik välja kasvanud on. Siis ma ei olnud Mark Eva veel. Sealt sai see kõik alguse ja siin me oleme 10 aastat hiljem leek, see meie sees põleb on ja taking it back. Ja tegelikult oli elu ägene. Aga ei saa nautima, ma tahtsin tegelikult Randi introt täiega ise vaadata ees, sest ma ise tegin selle intro, kõik nägin vaeva, kogu oma südame panin sinna sisse. See idee tuli mul metsas, kui ma istutasin taimi. Nii, ja siis ma ei saanudki seda vaadata, aga nad vist filmisid üles hästi mitme kaameraga ja poolt. Seal oli oma meediatiim ka. Et siis vähegi nii palju saab vaadata. Just. Väga tule, kojad läbi on. Järgmine kuu siis Tallinn, Hard Nation. Järgmine kuu Tallinn, Hard Nation. Hard Nation saab 15 aastaseks. 15 aastat. See tuleb ka kindlasti väga massive. Kes on seal Tallinnas, Tallinna lähedalt, siis saate jälle tulla Hard Nationile. Peaesineja on Brennan Aart ja Mark Iva. Mark Iva on peaesineja, Brennu soendab mind. Quantumi särki keegi soovib. Eksklusiivkorras, siis tellige. Šokilehelt või kirjutage meile, kes soovib. Jah, et see on meeste S tegelikult. Mul on sama seljas. Siis on punast varianti, oranži varianti ja naistel on ka crop toppe, nii et kes tahab, siis kirjutage. Et see on siis meeste S. Jube hea särgimaterjal on. Selline tundub selline... Stretch nagu ka vaata. Ja hästi vastupidav tundub, et ei ole selline, et odav. Ei ole odavat tunneta. Kvaliteetne nagu Shock ja Quantum on ka selles suhtes, et on ka merch kvaliteetne. Täpselt. Mis siis tänane plaan on? Et soojustaks täna boileri üle. Jah, lähme siis ehituspoodi. Change of plans. Olime peaaegu teel Tallinnasse. Kui naabrimees kirjutas, et hakkame paneele paigaldama või? Ja nüüd ongi siis otsustasin plaani ümber teha. Et hakkame siis paneele paigaldama. Võtame selle kola kõik eest ära ja tegime tühjaks siis nurga. Ma katteta on teie pool 20. Kuidagi oli nii, et läks täpselt auku ja teie poolt ei gramm puudu võtta, kui siit see võtab vähemaks, siis äkki joppab nii. Nii, Tan, nüüd on kõik sinu hingel igatahes. Mina pole nendest makstud, mul lõpuks. Näed, vaata, mis saab siis. Jah.
tehtud. Nüüd tuleb väga raske osa siin täppistöö. Mina ei tea, ma ei taha üldse vaadatagi neid asju siit pealt. Ma lähen kodunt ära, kirjutage, kui valmis on. Kirjutame, kui uusi plaate läheme. ja. Ja ei, seda küll jah. Aga me peame nüüd selle, kes siin paigas ütleb, see olumine pistikne. Need kõik. Ei, mind ka see häiri. Minu arust mind häiriks rohkem, kui sa veel nagu eraldi mingi ribakese liigid siia, siis see pigem jääb häirima, ma arvan, kui sa lihtsalt musta pirust. Ei, praegu ei häiri seda. No nii, esimene paneel siis. Marek ütles, et ta kardab. Mis sa praegu ei filmi enne? Filmin jah. Nii, 2 paigas läheb 3. Vaikselt edeneb. See. Nende nikerdamine siin läks kõige kauem, aga ülejäänud juba läheb juba ladusamalt. Nüüd on see nurk veel jäänud. Tan läks oma koera viima ema juurde, meie teeme ruttu tärmitaina valmis, sest me kavatseme õhtuks moonirulle teha. Kell on kohe 7:30 ja läheb käiku viimane paneel. Viimane paneel, kuidas kommenteerite? Oota, sa enne ma läks peale poole, ma hakka filmima. Ei tea, me kirjutasime otse lõigata. Aga? Ei tea, jah. Tööning tundus väga õige kõik. Kickmaking. Räägi siis, kuidas on? Nagu see heli su jaoks? No, saab produda küll parem kui ennem. Nagu palja kipsi vastu niukana. Tõmbab nagu tummisemaks, et sa rohkem heli on nagu fokusseeritud, sa kuulad, mis sa teed. Näitan teile siis valges ka meie seda valmis, peaaegu valmis stuudionurka. Et paneelid saime paika ja jumal tänatud, et Tan meil abis käis. Ilma temata vist, ma ei tea, kaua ma oleks seda teinud. Aga jah, selline ta siis praegu on. Ja tegelikult siia nurka vist kunagi vaatame sellest ja siis sellest teeme mingi nurgakese ja siia me saame siis oma mikrofoni panna statiiviga. Et siin saab edaspidi siis ilusti ka lindistada ja reklaame sisse lugeda. Mõõdulint, tollipulk, palju pappi nagu reaalselt pappi läinud siia papi alla ja siin kola üle. Ja teeme siis sellele boilerile siis ümber selle siin sajase penona mingi kasti ümber ja midagi erilist alla panen ka vaid peno vastu põrandat taha seina see välissein aga need, kes ütlevad, et soojustus on ümber, et ei ole vaja soojustada, siis need boilerid ei ole ikka päris mõeldud nii, ma arvan, et sellise pööningule talveks, kus ikkagi on siin heal juhul võib-olla 5 kraadi sooja kui sedagi. Et ja ma saan seda ka kohe tõestada. Praegu on ta põhja keeratud boiler, kui muidu normaalsete ilmadega varasügis ja suvel on kogu aeg 3 peal ilusti, siis hetkel ta üle 2 ei lähegi, kuigi boiler on täitsa põhja keeratud. Nii et siin on selgelt tõestus näha, et see välistemperatuur ikkagi mõjutab. Kuigi jah, tal on see soojustus siin sees.
aga eks see soojakadu on niivõrd suur ikkagi välistemperatuuri tõttu, et selline nahad on mul full täitsa kolme peale täitsa keeratud. Välistemperatuur ikkagi mõjub nii palju, et jah, eks see elektrikulu kindlasti on kohe kõrgem, ta ju peab kogu aeg täie auruga huugama, et ta üritab ennast sinna ju 3 peale pressida, aga seda ei juhtu, nii et jah. Ühesõnaga, see koledus sai valmis, väga esteetiline välja ei näe, aga noh, peaks üleni makrofleksiga koos igalt poolt ja oma ei joone. Peaks oma otstarvet täitma. Ja, see on norm, et seda vaht on igal pool. Siin on isegi väikene avake tehtud, et saab vaadata. Olen pesemas käinud on kohe naana. Ennem kui ma hakkasin seda viimast külge kinni panema, oli üle 2. Eks vaatama oma hommikku. Nüüd peaks minema iseenesest. On väga soe siin sees käed sisse pannud. See ruum on sees väga soe. Et peaks minema ilusti 3 peal ära. Me võtame selle video kokku. See videot on kokku niimoodi, et meil oli väga tore. Ja väga tore, et te lõpuni vaatasite. Ma loodan, et teil oli ka tore. Aitäh vaatasite. Kommenteerige. Likeige. Subscribeige. Ja see vist tuli suht enam-vähem vlog või? Ma loodan küll. Mis te arvate? Kui te tahate, et ma veel mingi klounaadi teeme, siis andke teada. Mis klounaadi? Ma olen mingi klounaadi teinud. Ei no mina siin videos olin natukene, mul oli lõbus lihtsalt, ütleme nii. Sest, et huumorit on vaja ja... Just. Ja tulge kindlasti siis 15. november Hardnissionile. Hardnissionile, jah. Siis näeme seal. Näeme seal. Much love. Ciao, bye.